teenusdisainer ja minu igapäevane töö on siis mõelda seda, kuidas me pakuksime teenuseid kasutajakeskselt. Ja see on ka see, millest ma täna rääkima hakkan. Nimelt just sellest, et kaubandus tõesti on meil muutunud. Me ei ela enam selles samas ajas, mis võib olla mõnikümmend aastat tagasi, aga inimene sellegi poolest on jäänud sama, kas inimest on väga raske muuta. Alustuseks siis sellest, et kaubandus on muutunud, aga võib-olla mitte selles kontekstis, kuidas me seda endale täna ette kujutame ja võib-olla mitte täpselt nii, mille eest me tegelikult endale just peale seda koroona aega õla peale patsutame. Et kui me räägime sellest, et me nüüd toome inimestele kaupu, tooteid koju, me räägime kullerteenusest, inimene ei pea ise poodi minema, siis tegelikult see juhtus juba 19. sajandil. Täpsemalt siis, kui inimestel ei olnud veel külmkappe ja nad ei saanud säilitada oma toiduaineid kuskil külmas kohas, nad ei saanud minna teha nädala oste ette ära, nagu me seda täna teeme. Ja tegelikult toodi juba 19. sajandil igapäevaselt koju piima, liha, mune ja kõike muud. Et see tegelikult ei ole üldse mitte uus, me oleme lihtsalt selle uuesti kasutusele võtnud. Ja väga hea näide meie enda kodusest lavkast samamoodi, kuidas tegelikult pood toodi inimesele lähedale. Teine, millest me väga palju räägime suurte sõnadega, on iseteenindus. Ja tõsi see on, umbes 19. sajandil veel poed olid sellised, kus inimene läks poodi, leti taga oli müüja aitas inimesel osta, ehk siis müüja aitas inimese soovide peale komplekteerida tema ostukorvi, inimene maksis selle eest, läks minema, aga tegelikult selliste suuremate supermarketite mõtte või idee tekkega USA-s levis siis tegelikult ka see sama iseteeninduse mõiste, ehk siis inimene läheb ise leti juurde, teeb oma valiku, vaatab ise erinevaid tooteid, ta ei vaja selleks üldse mitte kellegi abi, ta langetab oma otsuse ise, paneb toote ise korvi ja liigub maksma. See juhtus juba 20. sajandil. Kolmas asi, mis tundub tänapäeval väga vägev, me kõik räägime sellest 24 tundi ööpäevas ostlemisest. Ma saan osta oma kodus, ma saan visata pikali oma diivani peale ja kas või südaööl midagi osta. Tegelikult 60-ndatel, 70-ndatel ja 90-ndatel jõudis ka Eestisse see sama Antila kogemus, kus inimesed said oma kataloogi, minna koju oma diivani peale, valida välja, mida nad soovisid, selle sama nimekirja, mida nad soovisid osta, panna posti, saata postiga nii-öelda kaupmehele ja kaupmees saatis postiga siis tooted vastu. Ehk siis taaskord tegelikult ostmise jaoks ma ei pidanud kodust lahkuma, ma ei läinud poodi. Ka selles ei ole mitte midagi uut. Aga millest tegelikult seisneb uudsus? Uudsus seisneb selles, et meil on tekkinud uus kanal neid samu asju pakkuda ja neid samu meetodeid kasutada. Meil on tekkinud kanaliks digikanal, internet ja internetiga kaasneb siis väga palju rõõmusid, millest täna on väga palju räägitud, aga internetiga kaasneb tegelikult ka üks päris oluline murekoht, et kui me rääkisime enne nendest erinevatest ostuvõimalustest, siis me rääkisime seda kõike tegelikult füüsilises kanalis. Ehk siis, kui ma lähen poodi, siis ma olen ainult ühes poes. Kui ma lappan oma Antila kataloogi, siis ma lappan ainult ühte kataloogi. See konkurents on minust füüsiliselt kaugel. Täna, kui me oleme jõudnud sellesse ajastusse, kus meil kõigil on tegelikult mobiiltelefonid taskus, siis konkurents on teie kliendiga alati igal pool kaasas. See tähendab seda, et kui mina lähen näiteks poodi, ma leian omale väga sobilikud ketsid, vaatan, ilus värv, väga meeldib, proovin jalga, käin poes paar tiiru ringi, tunnen, et õudselt mugav, ma tahaksin need ketsid omale osta, siis ma võtan taskust mobiiltelefoni, vaatan, kust ma saan need samad ketsid soodsama hinnaga, nad tuuakse mul ülehomme koju. Ehk siis ma võin need ketsid oma jalast ära võtta, anda need müüjale tagasi, öelda müüjale, et aitäh, need ketsid sobivad mulle suurepäraselt, aga ma ei osta neid teie käest. Ja see on see probleem, mis tegelikult selle sama digiajastuga ja selle suure nii-öelda nagu vabadusega on kaasa tulnud. Ehk siis, kui meie pakume oma tooteid
siis me ei saa keskenduda ainult sellele nagu ostmise hetkele ja me ei saa keskenduda ainult hinnale, sest et hind ei ole see, millega me tegelikult enam inimese südant võidame. Me peame keskenduma sellele, kuidas me ehitame üles kliendi suhte selliselt, et inimene tuleks ikka ja alati ostma minu käest, olenemata sellest, mis hinnaga ma müün. Ma ei pea silmas seda, et keegi peaks hakkama müüdma väga kalli hinnaga, inimene peaks ostma siis nii-öelda nagu kallist kohast, vaid ma pean silmas seda, et kui inimene teie poest leiab toote, mis talle sobib, ta ei hakka kahtlema, vaid ta tekitab või ta teeb selle ostu. Selle juures siis hea asi on see, et inimene tegelikult laias laastus on jäänud samaks. See, mida meie inimesena nagu vajame ja soovime oma ostukogemuselt, on üpris sarnane sellele, mida me vajume füüsilises kanalis, mida me vajume digikanalis ja sarnane ka sellele, mida me võib-olla vajasime 10 või 100 aastat tagasi. Ehk siis, mida me tegelikult soovime, on omada kontrolli kogu ostukogemuse üle. Me soovime tunda endast väärtustatuna ja me soovime leida lahenduse oma probleemile. Soov kontrollida olukorda on miski, mis on meil kõigil sees. See on meile sisse kodeeritud juba täiesti psühholoogilisel tasemel. Inimesele ei meeldi olukord, mida ta ei saa kontrollida, ehk siis meile ei meeldi teadmatus. Meile ei meeldi näiteks pimedus, meile ei meeldi või ütleme, me tunneme ennast ebakindlalt pimeduses, me tunneme ennast tavaliselt ebakindlalt ka tuleviku suhtes. Ja näiteks kõige klassikalisem näide surma suhtes. Miks need asjad meile ei meeldi, on sellepärast, et me ei tea, mis tulemas on, me ei näe pimedusse ja me ei saa kontrollida olukorda, sest et meil puudub informatsioon. Kohe, kui pannakse tuli põlema, on selge, olukord on selline, ma oman kontrolli. Ja alati ei ole inimesel tarvis isegi midagi mõjutada selles olukorras. Ta võib-olla isegi ei saa sekkuda olukorda, aga idee sellest, et tal on võimalus ise langetada otsuseid teades, mis on tulevane olukord, tekitab tas lihtsalt meeldiva rahulolu tunde. Näiteks igapäevaselt me ei saa mõjutada seda, milline on homne ilm, aga ometi me tahame teada ilma teadet, sellepärast, et me teame, mida me siis selle peale homme teeme, kuidas me ennast riietame, kuidas me oma lapsi riietame ja nii edasi. Me ei saa muuta olukorda, aga me saame ise arvestada oma tegevusest sellega, mis tulemas on. Ja tegelikult see on täpselt see sama asi, mida inimene soovib ka oma ostukogemuselt. Kaupmehe ja kliendi vahel on suhe, on mingisugused kokkulepped ja kui kaupmees oma kokkulepetest kinni ei pea või ei hoia klienti kursis oma nagu lubadustega või nendest lubadustest kõrvale kaldumisega, siis see tekitab kasutajas või kliendist siis väga ebamugavat tunnet. Et tegelikult sellel hetkel, kui me midagi ostame, me tahame teada, mis peale seda juhtuma hakkab nii füüsilises kanalis kui ka digitaalses kanalis. Ja füüsilises kanalis tundub juba justkui lihtne, et ma võtan selle toote, ma annan selle kliendile üle leti, ta annab mulle raha ja klient juba omab selle toote üle võimu ja tõsi see on. Aga ka füüsilises kanalis on olukordi, mis võib-olla ei ole väga standardsed, nagu tagastamine, millest oli täna juba juttu, või näiteks garantii või siis tõesti, kui on vaja midagi ümber vahetada. Ja need olukorrad on kasutaja jaoks tundmatud, aga ta tunneb ennast paremini, kui ta juba eelnevalt saab teada, kuidas see käib, kuidas ma pean sellises olukorras nagu käituma või mida ma pean tegema. Ma tunnen ennast sellises olukorras turvalisemalt. Mul on teile tuua üks võib-olla natuke halb näide sellest, kuidas ühel aastal see oli eelmisel suvel, ma oma lastele soovisin osta seina peale Eesti kaarti. Ja ma läksin e-poodi, lastega olime välja valinud siis kaardi, mõõtnud ära seina ja otsustanud, et millise me siis valime. Ma panin selle kaardi oma ostukorvi, vajutasin, et ma soovin seda osta. Ausalt öeldes, ma eriti täpselt ei saanud aru, mis peale seda juhtus, sest see läks kõik väga segaseks. Ainuke asi, mis andis mulle kindlustunnet, oli see, et Swedbankis läks raha maha. Ehk siis ma sain aru, et ma ilmselt sooritasin ostu. See oli väga-väga halb kliendi kogemus. Ma otsustasin, et hea küll, kui ta siis nii on, siis nii on. Aeg läks mööda, ma unustasin selle ja tegelikult olid lapsed, kes mulle meelde tuletasid, et emme me ju tegelikult tellisime mingisuguse kaardi siia seina peale, et ma tahaksin seda kuskile juba nagu näha. Ja mõtlesin, tõesti ei ole nagu tulnud. Ja hakkasin siis nagu otsima, et mis siis nagu sai, et kokkuvõttes ma ju maksin. Ja mis siis selgus oli see, et keegi oli salaja selle raha mu kontole tagasi kandnud.
Et see oli nagu kaupmehe viis öelda, et meil ei ole seda toodet laos. Aga see oli äärmiselt ebameeldiv viis minu jaoks, sest et õnneks oli see, et ma mõtlesin, et okei, suva siis, et ma sinna poodi kunagi enam rohkem ostma ei lähe, kaarti meil täna seina peal ei ole. Kui see oleks olnud kellegi sünnipäev ja see oleks olnud kellegi sünnipäeva kingitus, oleks minu jaoks olnud olukord veel märksa ebamugavam. Ehk siis tekkis väga negatiivne emotsioon kogu selle ostukogemusega seoses ja tagasi ma sinna suure tõenäosusega ei pöördu. Samuti ka see, mis puudutab selgeid kokkuleppeid ja läbipaistvust. Et kui me räägime sellest ettevõttena, kes me oleme, mida me teeme, mida me kliendile lubame, mis on meie brändi lubadus, siis see peab olema kooskõlas sellega, mida me räägime füüsilises kanalis, mida me räägime digitaalses kanalis, aga kindlasti kooskõlas ka sellega, mida me tegelikult teeme, ütleme ja kuidas me käitume. Minu arust üks väga hea näide, väga korrektselt kinni peetud kliendi lubadusest on Ryanair. Ma olen ostnud omale pileti odav lennule, ma lähen sõitma Ryanairiga, ma 100% tunnen, et ma olen odav lennul. Ja kui mulle miski ei meeldi, siis ma maksin sellest vähe ja kui ma tahtsin paremat teenust, ma oleks pidanud maksma rohkem. Ehk siis Ryanair korrektselt peab kinni oma kliendi lubadusest ja mitte keegi ei ütle, et selle juures midagi halba on. Ta ei ole lihtsalt rohkem lubanud. Ja teine asi on ka see, et see lubadus, millest me räägime suuremalt, selle taga on ka pisikesed asjad, mida me võib-olla tähele ei pane. Näiteks peremarket Prisma. Minu arust väga meeldiv kogemus, me perega oleme nagu käinud Prismas juba aastaid ja üks kord, ma ei tea, kas keegi teist mäletab, Kristiine Prismas vähemalt oli üks väike karussell, mis käis ringi ja mu laps oli siis väike, see oli enne koroona aega loomulikult ja talle väga meeldis noitsuga sõita. Ta oli väike siis. Ja me käisime seal noitsuga sõitmas, aga seal kõrval oli see banaanikast, kus sai võtta õuna ja pirni ja banaani ja kõik need lapsed, kes selle noitsuga sõitsid või nende erinevate loomadega sõitsid, tegelikult nende nagu need väiksed banaanitükid ja asjad olid seal kõik kinni ja see põrsas oli juba ikkagi päris siuke, pehmelt öeldes rõve. Ja siis me mu tütrega kirjutasime koos, ma kirjutasin oma tütre nimel, siis klienditeeninduses siukse väikse selle paberi, täitsime seal koos ära, et tere, mina olen Sofi, mulle väga meeldib käia sõitmas sinuga noitsu, et aga sa oled viimasel ajal väga must, et palun pese ennast. Ja panime siis selle sinna postkasti. Ja mis siis juhtus oli see, et 2 päeva hiljem ma sain Prisma klienditeeninduse juhilt kirja ja kirjas oli tere väike Sofi, ma pesin ennast, tule minuga jälle sõitma, sinu notsu. Ja see on jälle see sama nagu kogemus sellest, kuidas nagu see, mis on nagu kliendi lubadus või selle ettevõtte lubadus kliendi suhtes, see peremarket, seda see tähendabki. Ta hoolib minu perest ja ei hooli mitte ainult plakatil, ei hooli mitte ainult oma toodetega, vaid tegelikult päriselt hoolib sellest, et see notsu, millega need lapsed sõidavad, olekski päriselt puhas. Väga meeldiv kogemus. Teine asi, loomulikult iga inimene soovib tunda endast väärtustatuna sellel hetkel, kui ta astub kliendi suhtesse. Oluline aspekt loomulikult siin juures on personaalsus, me kõik soovime tunda isiklikku kogemust selle ettevõttega. Väga meeldis eelneva ettekandja näide sellest, kuidas kui sekkutakse kliendi ostmise protsessi sobilikul hetkel, et saaks klienti nagu toetada ja aidata ostu sooritamisel. See oli väga korrektne näide. Mul endal oli sama kogemus, kui ma olin ühes e-poes eksinud juba 10 minutit ja alles siis küsiti minu käest, et kas ma saan teid aidata. Ja see oli õigel hetkel, sest et kui inimene siseneb e-poodi ja kohe hüppab välja siuke nagu paber, või mis siis on see siuke väike bänner või pop-up, et tere, kas ma saan teid aidata, siis see ei ole see hetk, kui tegelikult ma abi vajan, ma alles sisenesin siia, ma veel ei tea, mida ma tahan, palun natukene oodake. Füüsilises poes täpselt sama kogemus. Inimene ootab personaalsust, aga Eesti inimene ootab personaalsust väikese distantsiga. Seda on hea silmas pidada. Proaktiivsus on väga meeldiv ja lihtne viis selleks, kuidas tekitada kliendis personaalne tunne. Mida rohkem me kliendi kohta teame, seda rohkem me saame kliendile pakkuda nagu uut kontakti võimalust, siis kui ta tegelikult ise seda ei oota, aga tegelikult selleks hetk on sobiv. Näiteks, lihtsalt näide, kujutame ette, et ma näiteks müün jalgrattaid ja väga tore on siis, kui õigel hetkel keegi tuletab mulle meelde, et kuule,
tegelikult oleks aeg juba tulla selle rattaga nüüd hooldusesse, et ilmselt oleks vaja nagu, ma ei tea, ketti ülitada või me tahaks korraks üle vaadata, et kas kõik on ikka kindlasti hästi selle rattaga, mille sa ostsid mult mingi aeg tagasi. See tähendab seda, et selleks, et me saaksime kliendile pakkuda proaktiivset kogemust, me peame kliendi kohta teadma. Väga tore jälle näide sellest, kuidas, ma ei tea, kas teadlikult või teadmatult, aga täiesti proaktiivne teenus minu suunal, lelut.ee, tellisin lastele mängusid, sain mängud kätte, kõik oli suurepärane ja nii-öelda nagu ettevõtja poolt siis oli kenasti kaasa pandud pulgakomm. Kõik oli nagu tore, aga mul on 2 last. 1 pulgakomm, 2 last. No loomulikult see siis oli siuke õhtune kurbus. Ma tegelikult ei mäleta, kuidas me selle olukorra lahendasime, vahet ei olegi. Aga õige varsti ma sain lelut.ee-lt selle toreda kirja, et kommenteerige kliendi kogemust. Ma kommenteerisin. Oli väga tore, väga toredad mängud, kõik on hästi. Ainuke see asi, et mul on 2 last, 1 pulgakomm, need ei käi kokku, et meil tekkis nagu perekonnast tüli ja tegelikult tahaks selle olukorra kuidagi nagu järgmine kord teistmoodi lahendada. Ja mis siis juhtus oli see, et ma järgmine kord tellisin uuesti ja oligi 2 pulgakommi. Ma ei tea, kas keegi kuskile tegi märke, kas see oli lihtsalt eksimus, et kellelgi kogemata libises käest 2 tükki. Aga see mõte, mis minuni jõudis, oli see, et nad panid tähele, nad teavad midagi minu pere kohta, nad panid tähele, kuidas nad saavad aidata mind kui inimest, kuidas nad saavad tagada selle, et mu perekond tunneb ennast paremini. Ja vigade tunnistamine, loomulikult ülioluline. Ikka juhtub seda, et ei ole võimalik tarnida õigeks ajaks, ei ole võimalik tarnida seda sama toodet, mida iganes. Sellest tuleb rääkida, kommunikeerida ja juba enne seda, kui tegelikult see olukord on kätte jõudnud. See on siis see halb näide oli sellest kaardist. Nii et seda sama asja oleks saanud öelda, et vabandust, meil ei ole seda toodet laos, kas te soovite midagi muud. Ja vabandamine, kui olukord läheb nagu päris käest ära, on ka täiesti okei. Ja loomulikult kõige olulisem on siis see, et inimene soovib leida lahendust oma probleemile. Aga inimese jaoks see toote ostmine reeglina ei lahenda tema probleemi. Väga harva on meil selline toode, mida me siis tõesti nii meeletult tahame ja sellel hetkel, kui me selle toote kätte saame, siis see nüüd lahendaski selle, mida ma tegelikult nagu vajasin. Reeglina see toode, mida klient ostab, on vahend selleks, et lahendada mingisugust palju suuremat probleemi. Näiteks, kui ma ostan tapeedi, siis see, et ma selle tapeedi rolli kätte saan, ei lahenda minu jaoks mitte mingisugust probleemi. Minu teekond enne seda tapeedi rolli ostmist ja teekond peale tapeedi rolli ostmist on väga palju pikem ja keerulisem. Enne seda tapeedi rolli ostmist mul on tegelikult sisekujunduslikud probleemid. Mul võib-olla on selle peale silma, võib-olla ei ole selle peale silma. Võib-olla mul on vaja päriselt sisekujundaja abi. Mul on vaja üldse teada, mis vahe on tapeedi rullil. Kas keegi tohib sinna peale joonistada, kas ma saan selle maha kustutada, kas see on ülevärvitav, kas see on, ma ei tea, allergiasõbralik või iganes või siis allergikute sõbralik. Ja siis, kui ma olen tapeedi rolli kätte saanud, siis tegelikult mu probleemide jada jätkub. See tuleb kuidagi seinale saada. Mul on vaja ilmselt veel mingisugust rulli, mul on vaja mingit tapeediliimi ja kõige parem mul on vaja veel inimest, kes siis selle tapeedi mulle sinna seina peale paneks. Ehk siis see lugu algab palju varem ja ta lõppeb väga palju hiljem. See kehtib väga paljude asjade ostmise puhul. Samamoodi ka näiteks, kui ma ostan pesumasina. Mul on vaja seda paigaldada, mul on see vaja kuidagi saada koju, mul on vaja teda paigaldada, mul on vaja teda hooldada, kui midagi juhtub, kelle poole ma pöördun. Ja nii edasi. Või näiteks samamoodi talvereffid, jumala eest, mul ei ole vaja talvereffe. Ma lähen lihtsalt turvaliselt sõita. Kui keegi annab mulle lihtsalt üle leti talvereffid, siis ma tegelikult ei teagi, mis nendega peale hakata. Ilmselt tuleb reffi vahetusse viia ja pärast veel iga aasta neid vahetada ja siis veel hoiustada neid kuskil. Ehk siis see sama nagu toote ostmise moment ei ole inimese jaoks see moment, kui tema probleem on lahendatud. Mõelge enne ja mõelge peale seda. Teine aspekt, emotsioon tootest. Ehk kui te suudate pakkuda nii kvaliteetset toodet, et see lihtsalt, või ütleme näiteks kvaliteetsete toodete kogumit, et inimese jaoks see juba asi iseenesest tekitab mingisuguse emotsiooni ja kui te suudate sellest emotsiooni veel üles ehitada oma spetsialistidega, oma teadjatega, oma informatsiooniga, mida te toote kohta jagate, seda vägevam. Minu meelest hästi tore näide sellest on see,
kuidas ma korraks sattusin niisugusesse kohta nagu pastaka.ee. Ma ei tea, kes keegi kunagi on seal käinud pastakaid ostmas. Peale seda, kui ma vaatasin seda lehte, ma esiteks ei teadnud üldse pastakal ja pastakal on vahe. Rääkimata sellest, millise hoole ja armastusega on võimalik kirjutada pastapliiatsist. Kui mingi lai on tint, mis on see tindimehaanika, kuidas on pastapliiats disainitud, mis kujul, kuidas ma seda käes peaksin hoidma, mis tingimustes see töötab. See lihtsalt oli nagu võrratu. Ja mis siin salata ausalt öeldes, mul on veits siuke tunne, et mul ei ole mõtet osta mitte kuskilt mujalt enam pastakaid kui ainult seal, sest ma tean, et nemad on professionaalid. Ja tegelikult võib-olla neid pastakaid saab kuskilt mujalt ka, aga ma ei lähe mujale, sest ma tean, et nemad saavad mulle pakkuda selle emotsiooni, selle tootega seoses, mida keegi teine ei suuda. Ja loomulikult mul on vaja tuge selle sama lahenduse leidmisel, ehk siis ma tõenäoliselt ei ole spetsialist. Mul on vaja abi, ma ei suuda ise otsustada, mida ma tegelikult soovin sellest suurest ja laiast tootesortimendist, et õigel ajal pakutud abi on alati teretulnud. Aga ehk siis, kuidas siis saavutada see, et kliendi jaoks ei oleks seesama ostmine ainult selle ühe hetke küsimus? Et kuidas tekitada olukord, kus klient tahab teie juurde tagasi tulla, ostma seda toodet sellepärast, et te pakute talle lihtsalt niivõrd palju rohkem. Te pakute lahendust tema tegelikule probleemile, te nõustate teda, te väärtustate teda, teda toetate teda. Et kuidas siis nagu teada saada või kust otsast siis üldse pihta hakata? Et kuidas pakkuda kliendile tegelikult rohkem, kui klient ootab, sest et meie kliendi tänane ootus ongi seesama toote ostmine, me oleme harjunud sellega, aga need positiivsed nii-öelda üllatused või see positiivne kogemus, mida me oodata ei oska, ongi see, mis tegelikult tekitab inimeses elamuse. Ja kõik need näited, millest ma tegelikult täna olen siin rääkinud, ma ei mäleta, mis pastakad ma ostsin pastaka.ist. Ma tegelikult ei mäleta, mis need mängud ma tellisin lelud.ee-st, mis mul on meeles, on see emotsioon sellest ostmisest, mitte see, mida ma ostsin. Ehk siis väärtustage rohkem seda teekonda ja inimest ja kliendi suhet ja võib-olla natukene vähem seda toodet ennast. Ja kuidas siis seda teada saada? Tegelikult see ei olegi nii keeruline. Tuleb lihtsalt minna kasutajalt küsima ja küsida kasutaja käest, mis teda õnnelikuks teeb. Ma täiesti soovitan leida ülesse oma klientide seast inimesed, kes on nõus teiega rääkima. Ma ei pea siin silmas mingisugust kvantitatiivset või internetipõhist uuringut, kas te soovitaksite seda sõbrale. Ma räägin täiesti sellest, et võtta vastu istuma klient, olgu siis üle ekraani või üle laua, küsida ta käest, mis on see, mis teeb teda õnnelikuks, mis on see, mis teeb teda ostukogemuse juures kurvaks, mis on see informatsioon, mida ta vajab selleks, et tunda ennast turvaliselt, mis on tema tegelik probleem, miks ta üldse seda toodet teie käest ostab. Võib-olla see põhjus on hoopis milleski muus. Küsige, kaardistage ära kogu see teekond, mis selle kliendi on teie juurde toonud ja see teekond, mida see klient teeb selle sama tootega, kui ta teie juurest on ära läinud. Kui te selle suudate tuvastada ja suudate kliendile pakkuda elamust ja kliendi kogemust, mis algab enne toote ostmist ja lõpeb kaugel peale seda, siis klient tunneb ennast turvaliselt teiega ja ta enam ei lähe otsima kõige odavamat toodet, vaid ta tuleb teie juurde, sest ta teab, et seal on kindel ja turvaline ja ta ei pea muretsema mingisuguste detailide pärast. Ta teab, kuidas asjad käivad. Aitäh! Aitäh. Kas on küsimusi Laurale? Tõnu rääkis ennist just selle näite, et kui ta käib mõnikord neid e-poode vaatamas, siis ta mõtleb, et lihtne on neid näiteid, kus tehakse mingi selline pood, mis on natuke ligadi-logadi ja et kaupmees justkui nagu füüsilises poes ei lubaks seda enda iialgi. Et see, mis sa rääkisid, on hästi palju minu mõistes selline empaatia, et ma püüan aru saada, mida siis see tarbija tahab ja nagu sa ütled ka, et võiks küsida, mida ta, mis õnnelikuks teeb. Kas, kui sa töötad nende erinevate klientidega, kas sa oled märganud, et inimestel on kuidagi raskem olla empaatiline nagu e-kanalite osas, et mida need inimesed tahavad või millest see tuleb, et me teeme nagu sellised e-kanalid, mis ei vasta nendele samadele standarditele, et me siin keskuses ei teeks sellist asja?
Ma arvan, et inimestel ei ole üldse mitte vähem empaatiat e-kanalite suhtes, vaieldamatult on neil, nad tunnevad umbes sama kogemust e-poes kui ka päris poes. Ehk siis inimene ikkagi nagu loob mitte sideme ekraaniga, vaid ta loob sideme selle inimesega, kes selle ekraani taga istub. Teda huvitab see, kas see inimene, kes seal teisel pool on, kas tal on samad väärtused, mis minul. Kui me omame ühiseid väärtuseid, siis suure tõenäosusega ma pigem ostan siit poest. Kogu see sama jutt, millest siin just eelnev ettekanne rääkis, kogu sellest keskkonnasõbralikkusest näiteks ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ehk siis inimene tegelikult e-poodi sisenedes otsib kontakti teise inimesega. Kui ta seda kontakti ei leia ja kui ta e-poest tunneb, et ma pigem nagu räägin mingisuguse ekraani või robotiga ja see värk on siin üldse natuke kahtlane, sellepärast et siin polegi nagu ühegi inimese nägu, et siis ta pigem nagu loobub selle ostu tegemisest. Aga mis nii-öelda nagu kaupleja vaatest see e-pood on, et see on lihtsalt mingisugune vahend, ta on mingisugune tööriist, ta lihtsalt on mingi süsteem või programm. Kaupleja ei suuda ise näha oma e-poodi sellisena, nagu ta näeb füüsilist poodi, sest füüsilisest poest ta näeb oma näoga, eks ole, nii-öelda selle ostja nägu, ehk siis tekib füüsiline nagu ühes ruumis viimise kontakt. Seda ei teki e-poes, sellepärast et see kommunikatsioon ei ole üheaegne. Ja mis siis nagu täpselt juhtub, ongi see, et kasutaja küll otsib seda inimest, aga kaupleja ei oska seda inimest sinna e-poe taha pakkuda. Ja see on üks suur probleem, üks suur komistuskivi meie tänastes e-poodides. Aitäh, Laura! Aitäh! Nii, turgatu. Nii. Keegi tahab lehvitada, tahab küsida veel või? Väga tahab küsida. No aga saadame mikrofoni sinna tahapoole, tuli üks küsimus, äkki sa, Laura, võtad selle küsimuse veel. Lülita sisse see. Huvitava ettekande eest. Mul oli küsimus seoses selle proaktiivsuse teemaga. Nagu eelnevatest ettekannetest ka läbi käis, siis eestlased armastavad küll seda personaalset teenindust, aga kerge distantsiga. Ma ei erine teistest eestlastest, aga samas ma olen silmitsi tihti nende küpsiste teavitustega, killin nad nagu maksimumini ära ja siis on raske turundajal tegelikult mulle seda personaalset teenindust hiljem pakkuda. Kui ma olen ise kõik nagu loatalt ära võtnud. Kas teil on mõni hea case study? Tegelikult mul ei ole otseselt head case studyt niimoodi nagu välja tuua, aga see, mis puudutab neid küpsiseid, ma olen 100% sellega nõus. See on mingisugune motoorne liigutus, mis on tegelikult meil juba sees. Me paneme nagu reject absoluutselt kõigele. Ja muidugi suurepärane küsimus on see, et kas keegi kunagi teist on võitnud sellest, mida need küpsised tegelikult teile justkui võimaldavad või pakuvad. Kahtlen sügavalt, ehk siis miks nad üldse nagu olemas on. Ja see, mis puudutab seda personaalset nagu teenuse pakkumist internetikanalis, see puhtalt ongi seotud tegelikult disainiga ja nagu UX küsimustega, et kuidas me saavutame sellise olukorra, et isegi siis, kui kasutaja on kinni pannud selle cookie, et kuidas me saame talt kätte veel mingisuguse informatsiooni, mingisuguse teist kanalit kaudu või nagu teisest allikast. Me saame seda informatsiooni selle pealt, mida ta ostis, millal ta ostis. Me saame võib-olla tema mingisugused spetsiifilised tagasisidet, me saame seda tema käest nagu küsida, aga me saame tegelikult ka e-poes püüda selle sama nagu cookie'de küsimuse layeri disainida selliselt, et kasutaja mõtleb enne, kui ta vajutab sinna reject. Ja ma olen näinud häid, mul praegu kahjuks peast ei tule nagu näidet, aga see on suuresti disaini küsimus, et kuidas me inimese kommunikeerime seda, miks meil on vaja seda, et ta vajutaks accept.